spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Täna Otepääl startiva Rally Estonia üheks majuspalaks on karussellsüsteemis läbitav teine ja kolmas kiiruskatse. Autod kihutavad niigi Mägisel Otepää vanal rolleri rajal, kuid lisaks on korraldajad ehitanud ühe trampliini kõrgemaks. Eesti väletõmmees Marek Niit lõpetas 3-nädalase pihkuse puhkuse ja alustas MM-i ettevalmistust. Pärast lõigutrenni näitas 23-aastane sportlane, et suudab ka käte peal kiiresti osavalt liikuda ning puhkuse ajal tegigi ka paar pidu, sest stress tuli välja lasta. Sumost ka. Sumo suurturnil Nagoya Bashol sai Kaido Hövelson ehk Marto esimese kaotuse jäädes alles Sekivake Kakurjule. Oseki tiitlit kandev eestlane suutis püsti püsida vaid paar sekundit, kui Kakurju ootamata teest ära hüppas ja Marto pikali kukkus. Järgmisel hooajal on kindlasti tagasi. Kevadel rallivõistluse raske avarii teinud ja peaaegu jalast ilma jäänud vormelipiloodi Robert Kubika lubadus on see. Poolaka sõnul on ta endiselt nõrk, kuid saanud juba paar nädalat ilma toeta kõndida. Mõttespordist ka. Fisheri male ehk Fisher Random Chess ehk Chess 960 erineb tavamalest selle poolest, et vigurid asentatakse algseisus suvalisse järjestuse, etturid aga seisavad nagu tavamales. 2010. aastal peeti Paistu vallas Holsterpolli tervisekeskuses Eesti esimesed meistrivõistlused, kus esimeseks meistriks pärjati Meelis Kanep, kuigi selle turniiri võitis hoopis Irina Sudakova, kes on aga Fisheri male esimene maailmameister. Ei tea. Permi Amkar soovib osta Vassiljevit. Sloveenia veebileht Nogomania.com kirjutab, et Eesti parim jalgpallur Konstantin Vassiljev on äratanud Venemaa kõrgliiglubi Permi Amkari huvi. Hetkel 10. kohta loidab Amkar on väidetavalt valmis tegema pakkumise, mis rahuldaks Vassiljevi tööandjat Luka Kooperit. Sloveenia klubi on pärast eurosarjast pudenemist valmis ridu hõrendama. Vassiljev on üks väärtuslikumaid müügiobjekte. Jalgpallist veel 1. juulil alanud Lõuna-Ameerika jalgpallimeistrivõistlused on 2 nädala vältel paikunud nõnda palju üllatust. Veerandfinaalpaarides järgmiste ringides edenenud on väga raske ennustada. Sellised olid spordiuudised, aitäh teile!